Tere tulemast digiõppele! Sa oled avanud videojuhendi, mis on koostatud Google Drive'i kasutamise kohta. Kõigepealt ava enda interneti aadressile kirjuta drive.google.com. Sisse tuleb logida oma Gmaili kontoga. Esmalt kuvatakse olemasolevad kaustad, olemasolevad failid ja praegu me tutvume põgusalt sellega, mis võimalused siin olemas on. Minu ketas, see tähendab nüüd oma koostatud faile ja oma koostatud töid. Minuga jagatud ketas, see on teiste inimeste poolt koostatud failid, kes on sinuga saatnud või kelle faili oled sina lingina avanud. Hiljutised, see on nagu hiljutine kasutus. Ja täna vaatame, kuidas luua ise selles keskkonnas ehk veebirakenduses dokumenti. Klikime nupule Uus, Google'i dokumendid ja meil avaneb tööaken, mis väga sarnaneb Wordile. Hetkel on meie fail nimetu. Siin nime panemiseks on üks hiireklikk, läks aktiivseks ja võime panna endale failile nime. Mina praegusel juhul panen näiteks juhend 2, mul juba üks juhend on siin olemas. Tutvume veidi selle tingimustega ja võimalustega. Drive'is ei pea salvestama, vaid siin programm salvestab vaikimisi iga mõne aja tagant meie tegevuse. Vaatame menüüd. Fail. Saad jagada, saad uue koostada. Siin on dokument, siin on Exceli taoline arvutustabel, PowerPointi esitlus. See on nagu formular või küsitlus ja saad lisada veel teisigi malle. Ümbernimetamine, see tähendab, et saad failile uue nime panna, aga sellega toimetame siin üleval lihtsamal moel. Teisaldada sihtkohta, selle all mõeldakse, et sa saad selle faili teisaldada oma kindlasse kausta. Edasi saad oma veebis oleva faili ehk Google'i pilvel oleva faili saad ka arvutisse alla laadida. Võimalus on laadida Microsoft Wordina, kellel on OpenOffice arvutis või LibreOffice, laeb sellena või siis PDF. Samas saab veebis avaldada teda. Ja lehe häälestuse juures pööran tähelepanu, kui vajadus on. Püstise lehe asemel saame horisontaalse lehe enda jaoks vormindada. Meie seda praegu ei tee. Näitan teile, kuidas siin sai seda faili muuta. Klõpsid lihtsalt ja faili nimi on siin üleval muudetav. Nii, alustame siis juba tegemisega, siis samal ajal tutvustan teile neid võimalusi, mis menüüs pakutakse. No paneme siis pealkirja ja vormindada saame me siin menüüs. Võtame siin kirjale mingi suuruse, muudame kirja stiili
ei pea muutma, aga saab muuta. Saab muuta kirja värvi. Siin on tekst, teksti värvi saame siin muuta. Aga kui kasutad sa siit seda nuppu, klõpsid ja valid värvi, siis ta nagu markeerib ära ehk teeb sellele sõnale tausta värviliseks. Hetkel me seda ei vaja. Nii tulen ja alustan. Vahetan enda värvi ja suuruse võtan ka väiksema. Alustame võib-olla pildi sisestamisega. Ingliskeelses variandis on insert, meie võtame sisesta kujutis. Kujutise sisestamine ehk pildi võid laadida iseenda arvutist, valid siit arvuti kaustast URL-i järgi. URL on interneti aadress, veebi aadress. Kellel on Google'i fotod, pilve peal on fotoalbum, saad siit võtta. Kellel on Drive'is pilte, saad Drive'i aadressiga võtta, aga meie teeme täna proovi URL-i järgi. See tähendab seda, et klõpsin ja meie peame nüüd internetist otsima endale pildi aadressi. Minul on ta siin praegu põhimõtteliselt leitud, aga see otsingu tulemus on, otsida on tarvis Google'ist. Näiteks otsin mina kuuske ja otsin pilti. Ja kui ma leian siin ühe ilusa kuuse, siis see on Wikipeedia, siin on võimalik autoriõigusi pärast muidugi kontrollida, aga see on juhendisse ja autoriõigusest räägime hiljem. Kuvakujutis ja nüüd on kujutisele ehk sellele pildile loodud veebiaadress ja seda, millel on JPG lõpus veebiaadress, seda me saamegi kasutada. Võtan sellest kopi, avan juhendi, kleebin selle veebiaadressi siia joonele, kuusk tuli, klikin sellele, valin ja väga ilus kuusepilt on meil lehel. Pilt on suur. Ma võtan siit nupust ja pilti tuleb suurendada või vähendada alati nurganupust diagonaaliti. Keskelt võid viia välja teda proportsioonidest. Nii, kirjutame siia teksti. Autoriõigustest tuleb kindlasti kinni pidada, aga sellest räägime teinekord. Hetkel on ta meil paksus kirjas, teen aktiivseks, valin selle tekstilõigu, võtan selle paksu maha. Nüüd edasi oleks huvitav, kuidas lisada siia tabelit, tutvustamaks teile neid tööriistavõimalusi. Kui meil sisestamise juures oli ka võimalus lisada neid, aga kiirmenüüst saame me panna endale valima ja näiteks kui ma teen 2 veeru ja 3 reaga tabeli, lohistan hiirega ja nüüd alles teen klõpsi. Kirjutan siia tabeli välja. Lihtsalt selleks, et pärast sellega toimetades me näeme, mis tabelis toimub. Teeme selle ka paksuks. Nii.
meil on nüüd sisu olemas. Toimetamine selle tabeli juures järgmine. Kui soovin lisada veergu, ehk et ma tahan veel jätkata siin kolmapäeva neljapäevaga. Klõpsin siia, klõpsin parema hiireklõpsu ja nüüd leian sisesta veerg paremale. Siis ma saan kolmapäeva ilusti lisada. Nii, nüüd kui me tahame aga ridu juurde panna, siis klõpsime jällegi lahtrisse parema hiireklõpsu ja nüüd sisesta rida. Ja nüüd, kas ma tahan üles või alla teda panna? No võtame alla. Ja siia me võime ka midagi lisada. Nii. Ja selle lisamisest. Nüüd, kuidas me saaksime mõne veeru või mõne rea ära kustutada? Klõpsin sellesse veergu, millest ma tahan lahti saada, ehk mida ma tahan ära kustutada. Nii, klõpsin siia parema hiireklõpsuga ja kustuta veerg. Läks. Nüüd, kui mina soovin ära kustutada rida, jälle klõpsin sellele reale, mida ma tahan kustutada, teen parema hiireklõpsu ja kustuta rida. Samuti läks. Veel on hea teile tutvustada, kuidas see veebirakendus meie salvestusi ja tegevusi mälus hoiab. Nagu näete, kõik muudatused salvestatud ja õpetaja, tehes koostööd õpilasega ja olles jaganud seda tööd, saabki jälgida, kuidas ja millal on töö kallal toimetatud. Siin on redaktsiooni ajalugu ja kohe nimeliselt ja ajaliselt on märgitud, kes on midagi toimetanud ja parandanud ja muutnud. Räägime nüüd, kuidas õpetaja saab seda tööd siin õpilasega korraldada. Üks võimalus on, kui on pikk loovtöö või sisuline ja tekstiline, siis võite te kokku leppida oma teksti värvis. Õpetaja kirjutab ühte värvi, siis õpilane võib jälle teist värvi kirjutada, aga samas võib kindlasti kasutada ka kommenteerimist. Õpetaja teeb selle koha aktiivseks, tuleb kommentaari kaardike ja kirjutab lisa tabelile lahtreid, no näiteks nii, ja kommenteerin ära. Nüüd õpilane näeb seda, nii kui õpetaja on jagatud õpilasele seda kommenteerinud, õpilane saab oma meili peale teate, asub seda toimetama ja kui on ta lisanud enda tabelile lahtreid juurde, on ülesanne lahendatud ja võtab selle siit maha. Hetkel jätame praegu selle töö siia ja järgmise videoga näitame, kuidas jagada ja koostööd teha. Jõudu toimetamisel!